tänase saate teema on Keila kirik. Saatekülaline on kirikuõpetaja Mattias Burkhardt. Tere! Me oleme täna Keila kirikus. Kellele on Keila kirik pühendatud ja millal Keila kirik rajati? Keila kirik on Mikaelile, peaingel Mikaelile pühendanud ja seda rajati ilmselt juba siis, kui Toompea vallutati umbes samal ajal, tehti siia juba kirikusse ja see kirik, mis me praegu näeme, et see on valmis saanud umbes 1480 enne reformatsiooni aega ja kirikutorni ehitati 19. sajandi keskel ja see on täielik maamärk, et kõik keilalased teavad selle torni. Me oleme praegu siin Keila imeilusa altari juures. Siin on väga palju erinevaid detaile. Anna meile ülevaade, mida siin me võime altaril näha. Ja, see on muidugi see päästelugu, kui algab armulauaga, siis Jeesuse ristilöömist, siis tema hauapanekut, milles on väga suur tähtsus just sakramentaalses mõttes ja siis on tema taevaminek ja 4 pühi, aga see on ainult sümbolina, tuvina. Ja siis, mis on eriline, on, et meil on 7 voorust selle altari ümber ja need 7 voorust on siis need klassikalised 4 pluss need 3 kristlikud, usk, lootus, armastus, aga mis on siin tähtis, on õiglust, kuna Luteri õpetuse järgi see on kingitus, Jumala õiglust saame meie kingituna, et sellepärast asendas Luter seda meelekindlusega ja siis on meil siin üks väga tugeva jalaga meelekindlus. See on minu teades ainulaadne Eestis. Siin kooriruumis ehk altariruumis on ka üks pilt ja üks kõrvalaltar. Räägime nendest ka. Ja, meie kõrvalaltar pühitseti 2005. aastal. See on siis mõeldud Eesti naisele, kes on läbi aegade jõudnud läbi kanda kõigide takistuste vaatamata eestlust ja Eesti elu ja see on siis neile tänuks. Ja see on siis, see seisab meil siin ja siis maikuus tavaliselt ka tulevad politsei kaplanid ja politseinaised ja panevad siia ka pärja maha ja mõnikord on siin ka see siis ka see naiskodukaitse tuleb ka samast mõttest. See on siin see teine altaar, aga tavalistest teenistustest me ei kasuta seda. See pilt, mis on seal, see on muidugi kahjuks ainult 1-2, teine on hävinud ilmselt, aga see kasutati 17. sajandist leeriõpetuseks. Ja see näitab Jaakobi unenägu ja kui nüüd lapsed küsivad vahepealt, kas, kui lasteaialapsed tulevad, siis ma küsin, kas tohib kirikus magada ja siis mina vastan, et tohib küll magada. Kui nemad ütlevad, ei tohi, mina ütlen, tohib küll. Vaadake, see Jaakob magab siin juba nii kauaks ja Jaakobi näo, see on ka ainulaadne. See on üks endine kirikuõpetaja nägu, kes suri põlengus. Ja andis oma elu, et ühe Eesti peret päästa ja tänutäheks tema nägu tuli siia meie maalingu peale. Ka minu teades ka see Eestis ainulaadne. Väga imeilus on ka kantsel. Mis detailid seal on? Seal on meil üks väga suurepärane Toomas, kes vaatab põhja poole, kus on pimedus ja kelle silmad on kinni ja kes naeratab, sest õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad ja see on selline kõnetav jutlus, nagu siin on mitu pildis pandud jutlused kohe korraga olemas. Siin on ka imeilusa kõlaga orel. Millal see on rajatud? Selles orelis on üks väga huvitav süsteem, mida ma väga täpselt ei oska kirjeldada, aga see tehti siia Keilase esimest korda. See on prototüübi süsteem. Saksa keeles on see keegellaade ja keegel, seal on ka see sõna saksa Keila nimi on ju keegel, see on seal ka sees. Aga see orel, mis meil praegu on, siis ehitati 20. sajandi alguses ümber ja seda tegi Terkmann ja me kuulsime, see on väga ilus ja pehme ja soe helim, mis sellel orelil on. Siin on ka ilusad lühtrid, kas nende kohta mingi lugu ka? Ja, siin on ka nende kohta on ka üks lugu vähemalt, see üks lühter annetati 1653 või 58 sellepärast, et keegi õnnetuse käigus tappis kedagi teist ja kuna sellel ohvril ei olnud keegi sugulane, siis
vereraha ei saanud maksta, siis maksti vereraha siis kogudusele ja kogudus sai siis seda lühtrit endale. See ohver, kes langes seal tööõnnetuse ohvriks, tema nimi oli Lamba P. Jüri. Aga on ka selline roosaken, mis on väga pidulikult siin kirikus nähtav. Et kas selle kohta on teada ka, millal see on rajatud? See on rajatud ka samamoodi nagu torn 19. sajandi keskel. Samal ajal tehtud, et lihtsalt mõeldi, et tuleb teha kaunistust kirikule, et tuleb selline kirjuvalgus siia ka sisse. Kirikutornis on huvitavad sümbolid, härg ja teised sümbolid, need mis peaks olema 4 evangelisti, räägime nendest ka lähemalt. Ja, see on võetud meie kirikutorni kaunistus, on võetud kõik Jumala troonisaali ilmutustest, erinevatest prohvetide ja raamatutest ja ka ilmutuse raamatust ja need on siis need 4 kujundid, mis on Jumala trooni eest ja mida tavaliselt siis võetakse nagu evangelisti kujud ja toona oli see täitsa moes seda teha sfingina, sest maailm oli Egiptuse hulluses ja sellepärast meil on ilmselt ainsad sfingid siin Eestis, aga seda ma ei oska ka öelda, võib-olla on kuskil mujal ka veel. Kirikuaias on ka mitmeid kabeleid, kellele on need pühendatud? Need on nende mõisnikute järgi nimetatud, et praegu on minu teades niimoodi, et üks perekond siis ühes kabelis, aga see Stackelbergi kabel, see kõige suurem, see on tühi. Nõukogude võim võttis seda tühjaks ja siis need kehad maeti kuskil mujal ja nüüd me hoiame seal need näiteks puruks läinud hauaristid ja hauakivid. See on pigem selline laoruum meile nüüd. Kes on tuntumad inimesed, kes on maetud Keila surnuaeda? Meil on siin üks vabaduse võitleja detsembri kuumusest, ta on siin maetud, aga meil on ka Saku õlletehase rajaja ja tema abikaasa, kes tuli kusjuures Lõuna-Prantsusmaalt. Et need on siin mõlemad maetud ja see Saku õlletehas kusjuures andis raha, et nende hauatehised korda teha ja selle eest oleme väga tänulikud. Keilas on kirik olnud juba keskajast peale, kes on tuntumad kirikuõpetajad, kes on siin teeninud? Ma arvan, et seal on suhteliselt palju, mis on siin Keilas eripära, võiks öelda, et siin on olnud 3 korda isa ja poeg ja see läheb üle peaaegu 200 aastat oli see selline lugu, et 6 pastorit 200 aastate jooksul ja siis alati isa ja poeg. Aga võib-olla praegu kõige tuntum on Ado Kögadal, kes kirjutas Eesti oma kroonikat ja samamoodi on see niimoodi, et Jakob Kukk, esimene Eesti evangeelse kiriku, luterliku kiriku piiskop, oli ka enne, kui ta sai piiskopiks, oli ta siin kirikuõpetaja. Kas Keilas tulevad piiskopid? No on mõned tulnud, et näiteks Urmas Vilma oli siin ka praktikant, et selles mõttes ma ei ütleks, et see on seriaalne seadus nagu matemaatikas, et kes on siin kirikuõpetaja saab piiskopiks, aga mõned on küll siit tulnud. Aga 20. sajandil, kes on siin kirikuõpetajad olnud? Et see oli nii, et kõigepealt Max Wilhelm Fick, ta oli viimane poeg nendest 3 peredest, kes on siin olnud. Siis tuli 1906 tuli siis Jakob Kukk ja kui ta sai piiskopiks, siis tuli Ado Kögardal ja tema jäi siin kirikuõpetajaks 1957 aastani. Ja siis peale selle oli Edward Tamm, siis oli Robert Kanukene, siis oli Jaan Jaani, siis oli Marek Roots ja Marek Roots on siis juba 21. sajandil. Keila kirik tegutseb tänagi väga ilusti, et täna jumalateenistusel oli palju inimesi. Kuidas iseloomustaksid koguduse elu praegu 21. sajandil? Ma arvan, et meil on ikka seesama, et kogudus on ju seal, kus on Jumala sõna ja sakrament ja kus Jumala vaim kasvatab mees armastus, usu ja lootust ja kui me oleme aru saanud, et see ei ole mitte ainult enda jaoks, vaid seda saame ka teistele edasi anda. Ja ma arvan, et seda me püüame siin teha ja siis muud asjad on juba need tehnilised asjad, kas tekivad mingid grupid või rühmad või lasteteenistus, meil on väike noortrühm, meil on suurepärane kooritöö
ja meil on suurepärane organist ja koorijuht, meil on suurepärased inimesed, kes siin seda kirikut korda hoiavad, meil on piiblitund, meil on üks suurepärased huvilised, kes siis tegelevad meie kiriku õuega ja meie mõisaga, et selles mõttes kogudus on ju alati eelkõige need inimesed, kes ja kiriku kogudus koosneb inimestest eelkõige. Need teised asjad on ka toredad, aga inimesed on nendest veelgi tähtsamad. Ja viimane küsimus tänases jutluses, täitsa huvitav näite lasteaialapse ühe küsimuse kohta. Räägi see lugu meile ära, see oli väga tore lugu. Meil tulevad sageli lasteaiad siia, et kuulda kiriku kohta. Ja üks rühm tuli, nad tulid kõrval uksest, käekambri uksest ja siis oli seal pisut pime ja üks laps küsis minu käest, kas siin on ka vaimud? Ja mina mõtlesin hetkeks ja mõtlesin, et ma loodan, et siin on vaim olemas. Ja siis ma vastasin, jah, siin on vaimud küll, aga ainult head. Siin ei ole mingid kurjad ega pahad vaimud. Suur tänu, Mattias Burkhardt, väga huvitav vestlusest. Suur aitäh!